Harvikhaiguste päev. Harvikhaiguste päev. Päev toetamaks inimesi ja peresid, kelle elu mõjutab haruldane haigus. Harvikhaigused. Kellel? Miks? Kas ravi on olemas? Kust nõu saab? Kuidas toeks olla? Harvikhaiguste päeva tähistatakse veebruari viimasel päeval. Haruldasi haiguseid on tänaseks päevaks avastatud juba ligi 8000, kuid ravi on olemas vaid circa 5% haruldastest haigustest. Uusi, harva esinevaid haiguseid kirjeldatakse igal aastal vähemalt 250, seega haiguste nimekiri täieneb pidevalt. Samamoodi lisandub igal aastal haruldase haiguse diagnoosi saanud inimesi. Haruldased haigused on küll haruldased, kuid maailmas on neist puudutatud 100 miljonid inimesed. Eestis on enda või lähedase haruldasest haigusest puudutatud circa 100 000 inimest. Enamik harvikhaigusi ehk umbes 80% on geneetilise päritoluga, kuid esineb ka näiteks haruldasi kasvajaid ja keskkonnatekkelisi haiguseid. Haruldasi haiguseid iseloomustab väga väike esinemissagedus. Harvikhaiguseks peetakse haigust, mille esinemissagedus on 5 juhtu 10 000 inimese kohta. Samas on haruldasi haiguseid, mida on tuvastatud 1 miljonist ja isegi 1 miljardist. Kõik eelnev tähendab, et haruldase haigusega inimesed ja nende pereliikmed on sageli üksi teadmatuses. Tihtilugu ei ole ka arstidel rohkem informatsiooni jagada ning ravivõimalused on ahtad, puuduvad üldse või on kättesaamatult kallid. – 2021. aastal avas Eestis uksed Tartu Ülikooli kliinikumi koosseisu kuuluv harvikhaiguste kompetentsikeskus. Kompetentsikeskus tegeleb harvikhaiguste diagnoosimise ja raviga, aitab kaasa teadustööle, et süvendada teadmisi, diagnoosimisvõimalusi, tõhustada hooldust ja ravi. Pakub konsultatsiooni ja nõustamist harvikhaigusega inimesele ja tema perele. Eesti Puuetega Inimeste Koda seisab haruldase haigusega inimeste ja nende perede õiguste eest. Pöörame tähelepanu väljakutsetele, millega haiged ja nende pered silmitsi seisavad. Haruldaste haigustega inimesed ja nende pered peavad saama teistega võrdselt ühiskonnaelus osaleda. Igalühel on õigus eneseteostusele, haridusele, sotsiaalteenustele, õiglasele kohtlemisele tervishoiusüsteemis ja ligipääsetavale ravile. Teadlikkuse tõstmise, erinevuste tunnustamise ja toetava suhtumisega aitame kaasa ühiskonna arenemisele, kus väärikas elu on tagatud kõikidele ja keegi ei jää oma tervisemurega üksi. Kõik haigused on ebameeldivad, aga haruldase haiguse põdemine on raske nii haigele endale kui pereliikmetele. Märka, hooli ja hoia haruldase haigusega inimest ja tema lähedasi.